Ma olen ühe korra varem ka suurel Austraalia vallrahul käinud. Mulle väga meeldib see püüa ja vabasta kalapüük. Mina ei saa aru, mis loodust katastroofist nad seal meedias räägivad. Seal on kalu sõna otseses mõttes jalaga segada, üks isu äratavam kui teine. Väga raske on neid lahti lasta. Aga ega iga kala ka ei jõua ära süüa. Rihv on väga heas korras, ma ise oma silmaga nägin. Paljud ei tea, aga kui veepind tõuseb, siis korall kasvab nii, et kardetud merepinna tõus on tegelikult korallidele kasulik. Uurimistulemused näitavad, et mere soojenemine ja happelisemaks muutumine inimese toodetud CO2 tagajärjel kahjustavad korallrihve. Tuhanded korallide atollid on uppunud, sest nad ei suuda merepinna tõusu kiirusel kasvada ja jäävad liiga sügavale. Puhkusel meeldib mulle käia mere ääres. See, kui ma sealt mõne merekarbi kaasa võtan või sportliku kalapüügiga tegelen, ei mõjuta midagi. Pigem pakun kohalikele tööd. Oma majast mere ääres unistan ka. Kogu maailma rannajoont muudetakse pidevalt uute majadega ja iga aasta kaovad rannad sõna otseses mõttes puhkajate alla. See intensiivne inimese kohalolek kahjustab elu meres. Liiv on kaduv loodusvara ja selle üle peetakse juba veriseid võitlusi. Mina olen Kaia ja räägin teile selle ajastu kõige dramaatilisema loo. Tähelepanu, tegemist on teadusega. Enne vastuväitmist lugege tähelepanelikult kvaliteetset uurimistööd. Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõud pädevate teadlaste või asjatundjatega.